Nii, ja teeme siis lahti oma piiblitest Taanieli raamatu 8. peatüki. Nagu meie piiblitundki ütleb, et Taanieli raamatu 8. peatükk on siis meil täna käsil ja õndsad on need, kes algavad peale ja kes ära ei väsi. Et me oleme üle poole jõudnud ja see on selline väga kriitiline koht, kus väga kergesti me võime väsida ära ja lüüa käega ja öelda, et mina enam ei jõua. Lähme tagasi. Aga tänu Jumalale igaühe ees, kes täna siin on ja kes ära ei ole väsinud. Nüüd tänane, ma hoiatan ette, et tänane peatükk, tänane osa, mida me uurime, on üsna kõva pähkel. Kõva pähkel. Ja kõva pähkel selles suhtes, et siin on nii palju sellist, nagu meil on vaja lisateadmist, et aru saada neist asjadest. Me peame teadma ühest ja teisest ja kolmandast asjast. Me peame teadma natukene tausta, me peame teadma natukene kõrvalasju ja nii edasi, et kui me neid ei tea, siis see jääb meile üheks suureks mõistatuseks. See 8. peatükk muuseas lõpebki nende sõnadega, mida ingel ütles Taanielile siin 26. peatükis, aga sina pane see nägemus, hoia see saladuses. No väga huvitav, et nagu ingel näitas talle selle nägemus, ütles, et hoia seda saladuses. Et imelik, et miks sa siis räägid, kui sa seda hoiad saladuses. Aga ma arvan, et see mõte nagu ongi selles, et meie ei saa ega suuda aru saada sellest, ilma et me mõistaksime neid asju, mis ümberringi on toimumas. Kui me istuksime siin toas järgmise aasta, terve aasta siin saalis, ja kui meie ei loeks ajalehti, mis väljaspool toimub, lülitaksime internetid välja, istuksime siin, on ju, me ei tea üldse, mis ümberringi toimub. Siis mis sa arvad, kas sa mõistaksid, aasta pärast sa läheksid siit eest uksest välja, eks ole, ja läheksid nagu selle igapäeva elu sisse, et kas sa saaksid aru kõigist nendest asjadest enam? Elus muutuvad asjad väga kiiresti meie ajal. Et isegi üks aasta võib olla väga suur muutus toimuda. Ja nüüd me uurime ühte asja, mis toimus 2500 aastat tagasi. Ja sellel ajal, kui ingel rääkis Taanielile neid asju, siis ta ütles, et pane need asjad pitseriga kinni, sina mine rahuga magama oma esivanemate juurde ja nii edasi, eks ole. Ja lõpu ajal paljud uurivad seda ja siis arusaamine kasvab, nad saavad aru neist asjadest. Ja tänu Jumalale, et meie oleme täna siin lõpu ajal. Ja tõesti see on nii, et kui me nüüd täna uurime seda asja, siis osad sündmused, mille kaasabil me võime mõista seda peatükki ja neid sündmuseid, on aset leidnud vahepeal ajaloos. Ja tänu sellele, et need on aset leidnud, täna me võime neist asjast aru saada. Kui need asjad ei oleks aset leidnud, me ei oleks need asjast aru saanud. Nüüd, need sündmused, milles siin, võib-olla kui me loeme 1. ja 2. salmi, siis siin ütleb nii, et kuningas Belsasari valitsuse 3. aastal ilmutati mulle Taanielile nägemus peale selle, mis mulle varem oli ilmutatud. Ehk siis Taaniel räägib ühest teisest nägemusest, mida ta ennem nägi, mida me uurisime siis eelmisel korral, ehk siis 7. peatükk. 7. peatükk algas peale niiviisi, et Paabeli kuninga Belsasari 1. aastal nägi Taaniel. Et minust on väga huvitav uurida, millal ta selle nägemuse nägi. Ehk siis nende 2 peatüki vahet on paar aastat, eks ole. Siin on 1. aastal ja siin on 3. aastal. 2 aastat on vahet. Ja jällegi meeldetuletuses see Belsasar ei olnud tegelikult mitte mingi kuningas, tema oli kuninga volitatud isik või arvatakse, et ta oli tema poeg, keda siis kuningas pani nagu selliseks valitsejaks sinna ja Taaniel nimetab teda ikka kuningaks. Nüüd selle peatükiga on veel võib-olla selline huvitav kõrvalmärge, et Taanieli raamat, nagu me siin alguses ka rääkisime, on kirjutatud 2 keeles. Aramea keeles, mida siis nagu rääkisid assüürlased põhiliselt ajaloost, ja teine keel on heebrea keel, mida tollel ajal rääkisid juudid käibekeelena. Ja Taaniel rääkis, see oli heebrealaste, Iisraeli laste käibekeel. Ja nüüd selle peatüki algusest, kuni selle peatüki alguseni, nüüd kuskil teises peatükis, eks ole, me siin vaatasime, alguses hakkas peale see heebrea keeles, siis ta muutus aramea keeleks ja 8. peatüki alguses ta muutub jälle heebrea keeleks. Et nüüd me hakkame nagu teist keelt uurima. Okei, sa ütled, et minusse sa ei puutu ja sul on õigus. Salm 2. Kui ma nägemust nägin, siis ma olin, kui ma vaatasin Suusa palees Eelami maakonnas ja ma nägin selles nägemuses,
et ma olin Uulai jõe ääres. Nüüd, kui me vaatame seda kaarti, siis see kaart näitab meile seda, 531 aastat. 531 aastat ennem Kristust oli siis aset leidnud. Ja kui sa nüüd vaatad seda kaarti, siis sa näed siin selle väiksema kaardi peal, sa näed seda suurt pilti, et see on ehk siis selle mere seal otsas selliselt, eks ole, kus need jõed kõik välja tulevad, eks ole, kus oli ka Paabel ja nii. Ja Suusa linn on ühe jõe ääres, mille kohta öeldakse, et see oli Uulai jõgi. Nüüd ajaloost on teada, et tollel ajal, kui kirjutati piibel ja kui me vaatame, et siis tollel ajal, piibli ajal tekkisid asundused enamasti veekogude äärde, sest veekogu tähendas elu, eriti mage veekogud. See oli palju lihtsam, eks ole, jões sa said vett, on ju, kui sul ei olnud jõge, sa olid kusagil sisemaal, siis sul oli tollel ajal oli väga raske kaevata kaevusi, ei olnud mingit veevärki ega midagi. Ja see oli väga suur jõgi, see oli arvatakse umbes 300 meetrit lai, väga lai jõgi. Nii et kujutad ette seda linna. See oli nimetatakse seda Paabeli talvepealinnaks. Paabeli. Me räägime siin nüüd teistest kuningriikidest, eks ole. Paabel oli ta endiselt, eks ole, aga nüüd oli Pärsia kuningriik, eks ole. Nii, vaatame nüüd siis seda nägemust natukene, mis siin hakatakse siis talle rääkima. Nüüd võib-olla ennem, kui me edasi lähme ka, see Suusa on võib-olla selle koha pealt eriline linn, et tänapäeval on Suusa linnas Taanieli haud. Et ma ei tea, kas te teate seda, et tänapäeval nagu heebrea kultuuris on väga oluline see, kus on kellegi haud ja Hevroni linnas, eks ole, Iisraelis on seal Abrahami ja Isaki ja see Makpeela koobas, kus on siis kõikide patriarhide hauad, eks ole, Raaheli haud on kuskil seal Petlemma tee ääres, sealt me oleme ka mööda sõit paar korda, siis hauad on väga olulised juudi kultuuris, eks ole. Ja Taaniel, kuna me ei loe Taanielist seda, et kui sa saad panna selle, et me ei loe nagu seda et Taaniel oleks pöördunud tagasi kunagi oma kodumaale. Taaniel maeti Suusa linna ja siin on tema haud ja juudid väga sageli käivadki nagu haudade juures palvetamas. See on nendel üks selline väga huvitav komme. Käiakse haudade juures palvetamas. Nii. Nüüd vaatame, mida siis selles nägemuses Taaniel nägi. Salm 3. Ma tõstsin oma silmad ülesse ja ma vaatasin ja enne üks jäär seisis teisel pool jõge ja tal oli 2 sarve. Ja sarved olid kõrged, aga üks oli teisest kõrgem ja kõrgem tõusis viimasena. Salm 4. Ja ma nägin jäära kaevlevat lääne ja põhja ja lõuna poole ja ükski loom ei suutnud temale vastu seista. Ega olnud tema käest pääsu ja ta tegi, nagu temale meeldis ja ta suurustas. Nüüd, tegelikult see, mida me täna uurime, on eelmise peatüki kordus. Piibel on väga huvitav raamat, kas ei ole? Et me oleme lugenud Taanieli teises peatükis, kui me lugesime Nebukadnetsari nägemust, eks ole, sellest kujust. Siis me lugesime 7. peatükki, kus me lugesime 4 metsalisest, kes merest tõusid. Nii, nüüd me loeme 3. korda ühes peatükis ühest ja samast asjast. Peaaegu, on ju. Jälle, nüüd, mida me eelmine kord rääkisime? Me rääkisime seda, et tuli 4 metsalist, eks ole, ja selles järjekorras, mis nad tulid, ja teine oli karu, ja see karu pandi nagu ühe külje peale, eks ole. Ja me nägime seda selgesti, et see on Pärsia Meeda kuningriik, kellest oli, nagu see Pärsia oli tugevam ja jõulisem, eks ole. Nii, siin räägib nüüd sama asja jälle, teise pildiga, 3. pildiga juba, eks ole. Ta räägib siin sellest, et tal oli 2 sarve ja üks sarm oli suurem kui teine. Jällegi, see on sama pilt, jälle 3. korda, nagu piibel kordab üle seda sama mõtet, eks ole. Ja ma nägin jäära kaevlevat lääne, põhja ja lõuna poole. Nüüd see ei ole mitte juhuslik, need 3 ilmakaart, eks ole. Nüüd kui me teame, et ta räägib Pärsia Meedia kuningriigist, kui me vaatame ajaloost Pärsia Meedia kuningriigi vallutustest, siis me näeme seda, et need olid just need 3 ilmakaart, kuhu poole Pärsia Meedia
kuningriik laienes, eks ole, lääne poole. Nad tungisid lääne poole. See oli põhiline suund, kuhu nad liikusid, eks ole. Lõuna poole. Nad üritasid Egiptust valutada ja valutasid ka selle lõpuks ära. Ja põhja poole, neid ei huvitanud üldsegi minna ida poole, kus oli Hiina ja India. Absoluutselt, neid ei huvitanud see. Nüüd, kui Aleksander Suur tuli ja järgmine kuningriik, siis tema tahtis minna Indiasse, eks ole. Ja ta läks ka sinna elevantidega sõdima, nagu me ajaloost teame. Nüüd, nagu ma ütlesin, on oluline teada siia juurde ajalugu, sest muidu see jääb sulle lihtsalt mingisuguseks allegooriliseks pildiks, eks ole. Nüüd, kui me teame Pärsia Meedia kuningriigi ajalugu, siis me teame seda, et see on just täpselt see, millest siin räägib. Ja nüüd ma tuletan sulle meelde, et see nägemus, mida Daniel seda nägi, oli aastal 531. Nüüd need sündmused leidsid aset umbes aastal 330. Ehk siis üle 100 aasta. Üle 100 aasta on vahet. Daniel nägi neid nägemusi, ingel ütles, pane pitseriga kinni ja sa nagunii neist aru ei saa. Kirjuta lihtsalt üles. Väga huvitav. Ma ei tea, kui Jumal meile midagi sihukest näitaks, ütleks, et näitab sulle mingisugust jäära ja sikku seal ja siis ütleb, et kirjuta üles, aga sa nagunii neist aru ei saa. Me ei tea, kuidas meil tunne oleks. Me tahame kõigest aru saada täna, on ju, eks ole. Me tahame kõike mõista. Me peame mõistma, kui me ei mõista, siis me üldse ei hakkagi tegelema. Aga Daniel on teistmoodi mees. Nii, 5. salm. Ja ma panin tähele, üks sikk tuli lääne poolt. Nüüd pane tähele, ilmakaared on väga täpsed, on ju piiblis. Üks sikk tuli lääne poolt üle kogu maa, ilma, et ta oleks puudutanud maad ja sikul oli silmade vahel väljapaistev sarv. Väga huvitav pilt siin ka, eks ole. Sikk tuleb ja jalad ei puuduta maad. Nüüd jällegi, vaadates tagasi korraks eelmisse peatükki, me näeme, et eelmises peatükis oli seda sama looma võrreldud pantriga. Jälle üks jõuline sümbol, mis tuleb hästi kiiresti, on ju. Ja pantril oli seljas 4 linnutiiba, jälle kiirus. Nüüd, kui me teame midagi järgmisest impeeriumist, ehk siis sellest, kes tuli ja vallutas ära Pärsia Meedia, oli Makedoonia, eks ole, oli Kreeka Aleksander Suur, ja tema nagu üks põhiline silmapaistev omadus oli suurepärane välksõda. Nagu me rääkisime eelmine kord, eks ole, ta nii kiiresti liikus edasi, et nagu tuul oma suure armeega, kuni kõik riigid olid vallutatud, kõik mõne aastaga ta oli juba pühkinud üle suure territooriumi ja oli need ära vallutanud, teinud oma alamateks, eks ole. Nüüd on huvitav tähele panna seda, et tal oli silmade vahel oli väljapaistev sarv. See on väga huvitav, kui me vaatame nagu Pärsia või kui selle Aleksander Suure Makedoonia kuningriiki, siis selline karakter kui Aleksander Suur, tema oli ülimalt silmapaistev nagu isiksus. Et tegelikult tema kuningriigis nagu ei olnud üldse temale vastaseidki. Tema oli tohutu visioonikandja, ta läks kaugele oma visiooniga ära ja ta uskus selles, et ta suudab võita ja et kui sa ajaloost uurid, siis kõik tema lähikondlased, need kindralid, kellega ta siis nagu koos läks ja nemad väga sageli kahtlesid selles, et kas see, mida Aleksander räägib, on võimalik üldse, et kas see üldse võib teostuda, selline hull idee, eks ole, aga tema oli kindel ja läks ja rääkis nad ümber, nad ikka olid nõus temaga tulema kaasa ja tõesti need asjad õnnestusid, eks ole. Silmapaistev sarv. Ei olnud kedagi teist, oli üks mees, see oli Aleksander, silmapaistev sarv. Sa vaata, kui huvitavalt piibel kõneleb, eks ole. Jälle tuletan meelde, ligi 200 aastat ennem räägitud, kui selline mees üldse tuli orbiidile. Nüüd, jäära kohta kasutatakse sellist huvitavat araabiakeelset sõna kui võitlejat, eks ole, jäär, võitleja. Ja see jäär oli just nagu selline loom, kes sümboliseeris Pärsiat. Nüüd, ma olen ka kuulnud, et Pärsia kuningad, kui nad läksid sõtta, viisid oma armeed sõtta, siis nende nagu sümboliks oli ka selline jäära pea, mis oli neil nagu varda otsas. Ja paljudel Pärsia pitsatitel on jäära pea kujutis ka, kui nagu nende väljakaevamistelt leida. Nüüd, kui me vaatame Aleksander Suurt jällegi, eks ole, siis tema uskus, et tema on Jupiter Ammoni järeltulija, eks ole, tema uskus sellesse, et tema tõesti on Jumal.
ja ta oli tõesti üks erakordne sarv. Ja kui me nüüd loeme salm 6. Ja ta tuli 2 sarvega jäära juurde, keda ma olin näinud seisvat teispool jõge, ja ta jooksis sellele kallale oma jõulises vihas. Need 2 elukat põrkusid kokku. Jällegi, kui sa tead ajaloost midagi, eks ole, siis kõik need lahingud, eks ole, milles Aleksander Suur võitis Pärsia Meedia kuningaid, eks ole, neid ära vallutas ja lõi nad nagu pihuks, eks ole, siis ütleb, et ta jooksis, siin nagu väga täpselt kirjeldab seda, ta jooksis kallane oma jõulises vihas, eks ole. Seda tal tõesti oli, jõudu, kiirust, nagu siin räägib. Ja ma nägin teda jõudvat jäära juurde, siis ta märatses selle vastu, ta puksis jäära ning murdis selle mõlemad sarved. Nüüd sarve kohta öeldes ka, et sarv tähendab 2 asja, see tähendab nagu jõudu, aga see tähendab ka sellist nagu meelevalda või valitsust, eks ole. Kui me loeme Ilmutuse raamatus sellest metsalisest, kel on 7 pead ja 10 sarve, siis iga sarv, kas see tähendab ühte kuningriiki või kuningat või võimu. Sarv on ilmtingimata ühe võimu sümbol, eks ole. Nüüd pane tähele, see, mis täpselt juhtus jällegi, ta läks ja ta murdis tema mõlemad sarved, ehk siis Pärsia Meedia sai murtud Aleksander Suure poolt, sai võidetud, alistatud. Ja siin ütleb, et ja jääral ei olnud jõudu temale vastu seista, vaid too paiskas ta maha ja tallas teda ja ei olnud kedagi, kes oleks teda päästud jäära käest. Nüüd, üks huvitav asi on nüüd tähele panna, et Danieli raamat, nagu ma ütlesin, et kui sa mõtled nüüd natukene, kujutad ette seda pilti, eks ole, Danieli raamat oli kirjutatud ülesse, Daniel kirjutas selle raamatu ülesse, eks ole, nii nagu Jumal talle käskis, ilma aru saamata, mida ta kirjutas, pani kirja. Ja nüüd juudid olid tollel ajal, me loeme seda, et kuigi juudid olid vangis, eks ole, seal Baabelis, nüüd Pärsia Meedia kuningriigis, eks ole, siis need ürikud, need kirjarullid, need ülestähendused liikusid. Need ei olnud mitte nii, et Daniel pani selle kuskile kirja, peitis kuskile, ma ei tea, voodi alla, madratsi alla ära, vaid neid paljundati, neid kirjutati, neid levitati, eks ole. Nad jõudsid laiali ja sellised prohvetlikud nägemused, see oli selline huvitav lugemise materjal tavaliselt. Seda loeti ja juudi rabid ja preestrid ja vaimulikud, nemad üritasid nagu aru saada ja lugeda, et see ei olnud mitte selline asi, et nagu, ütleme, nemad olid väga sellised, kes üritasid saada aru neist asjadest ja lugesid ja palvetasid ja ilmselgelt 100% kindel on see, et need rullid ja raamatud olid jõudnud ka Juudamaale. Nüüd kujuta ette, eks ole, Daniel oli ammu surnud, kui need asjad aset leidsid, need kirjarullid olid jõudnud Jeruusalemma, eks ole, seal olid preestrid, eks ole, kes uurisid Danieli raamatut, mida ta kirjutas sinna kirja. Ja nüüd, kui need sündmused hakkasid aset leidma, eks ole, siis nad hakkasid aru saama sellest. Ahaa, vaata, see 2 sarvega, eks ole, Pärsia Meedia ja sikk on ju. Ja kui sa tead sellisest mehest midagi, Joosefusest, Joosef Flavius, kes oli üks tuntumaid juudi kirjanikke ja selliseid nagu kroonika kirjutaja, ülestähendaja, tal oli veel palju muid selliseid funktsioone, tema elas just peale Kristust. Siis Joosef Flavius, ja ta oli ka prohvet, see oli väga huvitav, et ta mitmeid asjad kõneles prohvetlikult ette täiesti ja need läksid täide täiesti. Ja ta oli preester ja siis ta oli sõjapealik vahepeal ja see on hästi huvitav, tema elulugu on ääretult huvitav, kui sa kusagilt kätte saad seda Joosef Flavius elust. Ääretult huvitav lugemusmaterjal. Ja Joosef Flavius nagu kirjutas seda, et kui nüüd Aleksander Suur hakkas vallutama maid, eks ole, kui ta just alustas, siis esimesed maad, keda ta üldse vallutas, oli Juudamaa. Ja nüüd, kui te teate, Aleksander Suur, kui ta jõudis Juudamaale, siis Joosef Flavius on üles tähendanud seda, et preester, selline preester oli tollel ajal, kui Jadua oli ülempreester tollel ajal Jeruusalemmas ja Joosef Flavius kirjutas temast ja rääkis, et kui nüüd Aleksander Suur tuli Jeruusalemma, siis seal oli 2 võimalust, eks ole, tollel ajal, eks ole, et kui seal tuli sõjavägi linna peale, siis seal oli 2 võimalust.
Üks oli see, et panna väravad kinni ja öelda nii, sina siia sisse ei saa, on ju, tõmmata kaitsesse ja loota selle peale, et äkki ta ei valluta ära seda linna, on ju. Ja siis sa ei saa nagu alistatud, eks ole, sellele uuele korrale ja võimule. Või teine võimalus oli siis see, ilmselt tollel ajal nad nägid, et neil siin ei ole nagu mingisugust võimalust, eks ole, kaitsta ja see oli nagu targem võimalus väga paljudes olukordades, oli see, et see ülempreester läks rongkäiguga vastu Aleksandrile suurele linnaväravasse, võttis suure piduliku rongkäigu, tervitas teda seal ja ajaloost on ka üldiselt teada, et Aleksander Suur ei olnud selline nagu vallutaja ega alistaja, kes oleks nagu käitunud halvasti, ütleme, nende alamatad, keda ta alistas. Ja ka paljud vallutajad, kui nad tulid näiteks Juudamaale, siis nad tulid ja lõhkusid ära seal ja lammutasid maha ja põletasid maha ja tapsid maha. Tema oli niisugune, kuidas öelda, kui seda sõna võib kasutada, sõbralik. Tema tuli ja kui keegi tuli talle rahuga vastu, eks ole, ta tuli sinna, preester võttis teda nii-öelda käe kõrvale, viis teda Jumala templisse ja lasi tal ohverdada enda eest. See on väga huvitav ülestähendus. Ja nüüd Joosef Flavius kirjutab sellist asja ajaloost, et üks asi, kui juudid hakkasid lugema neid ürikut, see on sama Taani raamatud, kui tema nüüd hakkas aru saama sellest, et ahaa, et see on nüüd see sikk selle suure sarvega, eks ole, kes tuleb siit, siis ilmselt ta luges talle ette seda kohta Taani raamatust. Ehk siis 8. peatükki. Nii et ma usun ka, et see võis anda nagu ühe sellise julguse või kindluse Aleksander Suurele, et ta teadis, et Jumal on neid asju näidanud juba kellegile ennem mitusada aastat, eks ole, et kui tema nüüd läheb, eks ole, Pärsia Meedia kuningriigi peale, siis ta võidab ära. Ta nagu, tal loeti ette seda, mis nüüd juhtuma hakkab, eks ole. Kujutad see ette, on ju? Väga huvitavad sündmused. Eks ole, nii. Nüüd me loeme sellest sikust edasi siin, salm 8. Loeme edasi. Ja sikk suurustas üpris väga. Aga kui ta oli oma vägevuse tipul, murdus suur sarv ja selle asemele kasvas 4 väljapaistvat sarve taeva 4 tuule poole. Väga hämmastav, kas ei ole? Jälle, see on nagu selle sama asja kordamine teise pildiga. Eks ole, mida me eelmine kord lugesime, eks ole? 4 tiiba, eks ole, oli sellel pantril, eks ole. Ja nüüd, kui me loeme, kui me ajalugu nüüd teame, eks ole, me teame, et millal Aleksander Suur suri. Ta suri äkitselt Paabeli linnas, seda me vist rääkisime ühes peatükis siin varem ka. Ja tema oli just oma vägevuse tipul, ta nagu ajaloost ütleb, et kui ta oli jõudnud sinna Indiasse, siis ta vaatas sealt kusagilt kaugusesse ja nuttis, sest et midagi enam ei olnud vallutada. See on väga huvitav väljendus. Ja nüüd ta tuli tagasi Paabeli linna, kuna tema kindralid käisid talle peale, et kuule, kuhu me läheme, meil on nii palju, et terve meie lapsed ja me suudame elada suures luksuses ja sina muudkui vallutad, aitab küll, on ju, lähme nüüd, elame luksuslikku elu oma elu lõpuni. Ja lõpuks nad veensid teda ümber, ta läks Paabeli linna ja ta suri. Minu arust see on üks väga huvitav võrdpilt. Et sageli see, kui me teeme asju nagu oma elus ka, mida me oleme aktiivsed millegi tegemisega, mis nagu meie rida on, ja kui me lõpetame, siis üsna kiiresti me hääbume ja kaome ära nagu. Et see on nagu väga huvitav pilt, kuigi see ei ole nagu piiblist, aga me näeme ka seda nagu Aleksander Suure puhul, et ta läks sellesse luksusesse, kus tal oli kõike küllalt, ja siis ta äkki jäi haigeks ja suri ära lihtsalt lambist äkki. Nüüd tähendusväärne on see, et see suur sarv murdus, suri ja siin ütleb nii, ja selle silmapaistva sarve asemele tuli 4. Nüüd jälle, me teame, eelmine kord me rääkisime sellest 4 sarvest, eks ole. Kui Aleksander Suur suri, siis tema asemele tuli 4 kindralit, eks ole, tal ei olnud poega või järeltuli, et õieti tal oli poeg, vist arvatakse, et oli. See on ka väga ähmane koht ajaloos, eks ole. Aga igal juhul tema poeg ei saanud valitsema. Jätame ajaloo siis ajaloolastele vaielda. Aga 4 kindralit haarasid võimu nagu enda kätte, kõige võimsamad sellist. Kassandros oli kindral, kes võttis siis Kreeka ja Makedoonia enda vallutada, temast palju ei kuule, seal tegutses. Teine oli Lysimachos, tema oli Traakias, eks ole, seal ka üleval pool natukene. Siis oli Seleukos, see on nüüd väga oluline,
Seleukos, tema oli Süüria, Liibanon ja Türgi nagu valitseja, eks ole. Kui sa saad selle viimase kaardi panna, siis me saame natukene kaartidest pilti. Vaatan, kas see laser töötab siit. Jaa, töötab. Et kui sa nüüd vaatad seda Lähis-Ida kaarti, eks ole, siis siin on nagu need piirkonnad peal, eks ole. Et Süüria on siin ja Iisrael on siin ja nad jagasid selle ära, et üks siis valitses nii-öelda Kreeka maid, teine valitses nagu siit ülevalt poolt seda osa ja siis see Seleukos, tema valitses siis, temal ei olnudki väga suur ala õieti, tema valitses siin Liibanonis ja ka Iisrael või siis Juudamaa tollel ajal kuulus nagu temale, ütleme see piirkond kuulus siis temale ja 4. kindral oli Ptolemaios. Ptolemaiosele kuulus Egiptus. Egiptus on siis siin, see piirkond. Võib-olla ka laiemini, seda täpselt ei tea. Aga umbes nii kuulusid need piirkonnad nendele. Nüüd, nende 4 vahel olid kogu aeg sõjad. Eriti need 2 venda, eks ole, need 2 viimast, Seleukos ja Ptolemaios, nemad olid siuksed, nad kogu aeg tahtsid üksteise maa omale saada ja kogu aeg nad nagu vallutasid. Ja hämmastav on see, et kui sa vaatad selle maa, mida Jumal andis oma rahvale, kui sa nüüd vaatad Iisraeli, nüüd meil on väga hea kaart täna ees, siis Iisrael on impeeriumide ja maade ristumiskohas. Roomlased ehitasid ühe tee, mis tuli siit ja läks siia ülesse, ehk siit siis läbi. Ja seda nad kutsusid seda Via Mareks, ehk siis mereteeks. Ja see Via Mare läkski läbi siit, eks ole, ja ta läks, teate, kus kohast muuseas läbi? Vot siin on need hästi väiksed, kuskil selle koha peal umbes on Galilea järv ja Galilea järve kaldal on selline tore linnakene nagu Kapernaum. Ja sellepärast oli Kapernaum väga rikas linn, et sealt läks Via Mare mööda üks tee, mis ühendas terveid kontinente tollel ajal. Ja nüüd kujutate, Iisraeli hea ja halb seisukoht oli ja on selles, kus ta asub. Ta on kõikide nagu ristumiskohas, et kui keegi tahab siit alla minna, siis ta peab paratamatult minema läbi sealt, eks ole. Või kui keegi tahab alt üles minna, jälle ta peab minema läbi Iisraeli maast, eks ole. Ja nüüd need 2 kogu aeg omavahel siin vallutasid, ajaloost on teada, et mitu korda nagu ka kui Iisrael oli siin, siis osa aega oli Seleukos, eks ole, Seleukoslased, nemad andsid ka edasi oma seda võimu nagu pojalt pojale, eks ole, ja oli esimene ja teine ja 3. ja samamoodi Ptolemaioslased, eks ole, erinevad kuningad ja nad kogu aeg nagu madistasid ja kord oli siis Iisraeli maa Ptolemaiuslaste käes, kord oli siis Seleukoslaste käes ja nii see käis, on ju. Nii, aga nüüd see võib-olla on natukene selline kõrvalpõige, et me natukene saaksime asjast aru, mis nüüd juhtuma hakkab. Nüüd, kui me vaatame edasi salmist 9, siis siin hakkab nüüd rääkima justkui sellest sündmusest, aga justkui mitte. Nüüd tuletage meelde, mida me oleme Taani raamatuga seoses ikka rääkinud. Me oleme rääkinud seda, et Jumal räägib oma sõnas teatud tõdedest nagu paralleel- või spiraaltõena, eks ole. Ja siin on nüüd üks selline punkt, mis kordub vähemasti 3, 4 kuni 10 korda. Nüüd, siin hakkab rääkima salmi 9 nii. Ja ühest neist puhkes veel üks pisuke sarv ja see kasvas väga suureks lõuna ja ida ja ilusa maa suunas, ehk siis Iisraeli maa suunas. Ta kasvas suureks kuni taeva väeni ja paiskas maha mõned sellest väest ja tähtedest ning tallas neid. Ja ta tõstis ennast kuni selle väe vürstini, sellelt võeti ära alaline ohver ja ta pühamu paik tõugati ümber. Ja alalise ohvri asemele anti üleastumine, ta paiskas tõe maha ja mida ta tegi? Läks tal korda. Nüüd nendes salmides see asi läheb, kuidas me ütleme, keeruliseks. Tollel ajal seda peab mõistma nüüd läbi inimkonna ajaloo prisma. Nüüd siin hakkab rääkima ühest pisukesest sarvest, eks ole, kes tõusis sellest samast nagu juurest, sellest samast allikast. Nüüd ajaloost on teada, et Seleukosest tõusis üks selline kuningas, kelle nimi oli Antiochos. Ma ei tea, kas te olete kuulnud sellisest mehest? Antiochos Epiphanes või teda nimetaks ka
vahest Antiochos 4., eks ole, nimetati. Ja tema oli selline mees, kes oli ülimalt juudi vaenulik. See oli aastatel umbes kuskil 150 enne Kristust, 160 enne Kristust oli siis tema käes püha maa ja tema valitses ja tema tahtis väevõimuga juute alistada. Ja see, mida tema siis tegi, ta tegi kohutavaid asju. Tema oli see vend, kes tuli ja pani templisse oma enda kuju tõi sisse ja ebajumalate kujud ja tema siis lõpuks läks ja ohverdas sea Jumala altari peal, mis juutide jaoks oli kõige ilgem tegu, mis keegi üldse võis teha. Antiochos 4., Antiochos Epiphanes. Ja tegelikult, kui sa nüüd vaatad tema tegusid ja vaatad tema nagu sellist suhtumist, siis sa näed, et tema nagu sellises karakteris on kõige rohkem antikristuse selliseid nagu iseloomustusi või neid asju, mida ta ka Kristuse vastase koha pealt nagu täidab, eks ole. Nüüd, mida siin ütleb? Mida räägib siin, eks ole? Mida need salmid rääkisid? Ta tõstis ennast kuni selle taevavägedeni, eks ole, ja ta ütleb, et ta võttis ära alalise ohvri. Nüüd see on täpselt see, mida ta tegi. Ta tuli Jeruusalemma, eks ole, ja ta lõpetas juutide ohverdamise ära, ta keelas selle ära, lõi juudid välja sealt üldse ja hakkas ohverdama seal oma ebajumala asju, eks ole. Nüüd juutidel oli templis, kui sa tead templiteenistusest midagi, oli 2 ohverdamist. Esimene ohver oli hommikune ohver ja siis oli õhtune ohver. Ja need ohvrid olid iga päev. Hommikune ohver ja õhtune ohver, 2 ohvrit. Nüüd lugedes Danieli raamatut, siin edasi juba nagu etteruttavalt. Me näeme siin sellest, kuidas Daniel kuulis 2 ingli nagu vestlust pealt, eks ole. Ja üks ingel küsis ühe käest, et kuule, kui kaua see aeg saab olema, kui see alaline ohver võetakse ära. Ja ta ütles 2600 hommikut ja õhtut. Vaata, kui huvitav väljendus. 2600 hommikut ja õhtut. Ohverdati hommikul ja ohverdati õhtul, eks ole. Ja nüüd, kui sa vaatad ajaloost, eks ole, siis tema tuli ja ta võttis ja ta keelas ohverdamise templis ära, eks ole. Ta alistas juudid endale, kiusas neid taga kõige julmal ja jubedamal viisil, eks ole. Mõnitas neid igat pidi, eks ole. Kuni selle ajani, kui tõusis üles üks preester. Sellisest väiksest linnast, mis tänapäeval on ka Iisraelis väga kuulus linn, Modiin. See on Jeruusalemma lähedal ja seal oli üks selline preester, kelle nimi oli Makabi. Ja tema nimi oli, tal oli mitu poega ja tema oli preester. Ja siis, kui Antiochos tuli sinna ja tema siis käskis preestritel ohverdada, juudi preestritel ta käskis ohverdada seal templi peal igasuguseid sigadusi, tema nimi oli Matatias Makabi. Ja kui need seleukid siis tulid ja käskisid ohverdada Jumala templis, siis tema keeldus. Ja seal ajaloost ütleb nii, et tema tappis ära need siis selle Antiochos 4. käsilased või sulased, keda ta oli saatnud ja pani minema, põgenes ära kuskile mägedesse. Ja sellest ajast peale siis algas peale üks selline väga kuulus ülestõus juutide ajaloost. Te olete kindlasti kuulnud Makabeoste ülestõus. Juudid tänapäeval ikka, kui Jeesus tuli või kui juudid täna ka räägivad Messiast, siis nad räägivad ikkagi seoses ka sellise nagu sõjalise Messiaga, kellega, kes tuleb ja vallutab ja päästab neid, eks ole. Ja nad nimetavad ka ennast nagu makabeoslasteks. Kui Jeesus tuli, eks ole, ja tema ütles, et mina olen Messias, Jumal saatis mind, mina olen Jumala poeg, on ju, siis see põhjus, miks nad suhtusid Jeesusesse, kui nad ei võtta nagu tõsiselt, nad ei võtta vastu, sellepärast, et nende ootus oli üks. Ja see oli see, et Messias peab olema nagu makabeoslane, kes tuleb ja tõuseb üles selle rõhuva Rooma valitsuse vastu ja alistub ja nagu toob vabaduse meie rahvale, eks ole. Nüüd makabeoslastel läks korda, ehk siis Matatias Makabil läks korda tõusta üles nende seleukide vastu ja raputada nende ikke oma seljast.
Ja see on ajaloos üks ainukesed kordi vähemasti nagu selles perioodis ajaloos, kus juutidel õnnestus, ja see on väga pikk periood, see on kuskil 100 aastat umbes, kus makabeoslaste siis nii-öelda järeltulijad olid nagu vallutasid ära selle Juuda maa ja nad järjest võitsid juurde nagu seda maad ja nad valitsesid ja see oli iseseisev. Vaatamata sellele, et tegelikult oli impeeriumite aeg, eks ole, nii et keegi ei saanud sellel ajal tulla ja alistada nagu neid. Nii et need makaabid on tõsised tegijad olid Iisraelis tol ajal. Nüüd, aga siin on väga huvitavad asju siiski nendes salmides, mis me siin lugesime, mida tegelikult see Antiochos 4. ei täitnud ära. Siin on mitu sellist huvitavat asju. Siin räägib näiteks sellisest asjast nagu taevaväest. Eks ole, ta tõuseb ülesse, ta tallab, ta tõstab ennast kuni taevavürstini. Nüüd Antiochos oli küll paha mees, on ju, ta tuli ja alistas juudid, on ju, aga selles mõttes ta nagu ikkagi Jumala vastu ei saanud, eks ole, või ta nagu ei, need asjad nagu ikkagi tema kohta ei käi, eks ole. Nüüd, kui me, ja ma pean võib-olla natukene siin veel ajaloost mõnda asja teile rääkima, enne kui me läheme nagu selle antikristuse teemaga edasi, ehk tema võrdpiltidega. Nii et siis Antiochos 4. sai piiblis Vanas testamendis üheks kõige selliseks kujukamaks antikristuse nagu eelpildiks. Antiochos 4. Kuna tema just tegi neid asju mitmeid, eks ole, ta võttis selle ohvri ära ja nii edasi, eks ole, aga tegelikult ta ei suutnud ikkagi päris kõike. Nüüd järgmine mees, kes ka nagu selles paralleeltões, siis, eks ole, või selles spiraaltões, eks ole, kes tuleb ka nagu selle sama kohale, oli Rooma keiser Hadrianus. Hadrianus oli selline mees. Ja siin on jah, makaabid, pane edasi. Hadrianus oli, kui te teate midagi Hadrianusest ajaloost, siis temal ajal tõusid juudid üles mitmeid kordi ja tema elas siis aastal 117–137, see on siis Anno Domini peale Kristust juba, eks ole. Makabeoslased olid siis sama palju umbes enne Kristust. Nüüd tema oli veel vihasem juutidega ja nende jumalateenistusega, eks ole. Tema oli siuke vend, kes keelas juutidel üldse tullagi Jeruusalemma. Ta lubas neid teatud juhul ainult korra aastas tulla. Nii et see on tegelikult ajaloos ainukene periood, kus juudid ei ole olnud Jeruusalemmas, sest need lihtsalt ei ole sinna lastud. Kõik 3000 aastat on olnud juudi kohalolek, nagu ajaloos ütleb, on alati juudid elanud Jeruusalemmas. Ühed rahvad on tulnud, teised on läinud, eks ole, aga nemad on seal olnud, välja arvatud siis Hadrianuse periood. Ja mida Hadrianus keelustas? Ta keelustas toora. Ta keelustas ümberlõikamise. Nüüd ta püstitas templimäele enda kuju, pani selle püsti. Veel muid ebajumala kujusid, eks ole. Ja ta purustas Jeruusalemma täielikult. Ja siis ta alustas selle uuesti ümberehitamist, nagu ta tahtis ühesõnaga hävitada sealt igasuguse juudi mälestuse. Ja sellepärast ta lammutas ta maatasa ja ta hakkas ehitama sinna sellist linna, millele tema pani nimeks Aelia Capitola, ladina keeles, eks ole. Ja siis tema oli see mees, kes esmakordselt, muuseas, see on nüüd väga huvitav asi meile tänases punktis, kui sa täna üldse tead midagi Juudamaast või Iisraelist, siis seda maad nimetatakse üle terve maailma isegi poliitilises ringkonnas täna Palestiinaks. Olete kuulnud? Arvate, kus see nimi tuleb? Palestiina. Tema oli juutide peale nii vihane, et ta pani sellele maale nende verivaenlaste filistide järgi ladinakeelsest nimetusest tuleneva Filistiina või Palestiina. See kuidagi nagu ladina keeles kõlas selliselt, eks ole. Ja ta oli nii vihane juutide peale, ta mõtles, et ma hävitan nende mälestuse sealt. Ja siis ta ehitas sinna igasuguseid monstrumeid ja ehitas, kuni ühel päeval ta äkitselt kadus.
Ja jälle asi hakkas otsast peale Jeruusalemmaga. Aga see on Jeruusalemma ajalugu, see on põnev asi, aga selleni me täna ei süvene. Nii, tuleme nüüd tagasi selle antikristuse teema juurde, eks ole. Nüüd me näeme juba kaks sellist nii-öelda, kui me tuleme, kui sa võtaksid sellise vedru täna nagu oma silmad ette, kui seda vedrut mööda hakkad tulema, me oleme juba 2 korda ühes ja samas kohas olnud, kus on samalaadse nagu karakteriga inimene, kes tuleb ja lõpetab Jumala teenistuse, eks ole. Esimene oli siis Antiochos, teine oli Hadrianus, eks ole. Aga siiski mõlemad nad ei saanud tulla taevavägede vastu. Väga huvitav, eks ole. Nad ikkagi ei täitnud nagu täielikult seda profeteeringut. Nüüd on väga huvitav, kui me keerame Uude Testamenti täna. Ja vaatame, mida Jeesus kõneles Danielist. Kas Jeesus tsiteeris Danieli raamatut? Kas keegi teab peast nimetada kirja kohta, kus ta tsiteeris Danieli raamatut? Mattuse 24 annan vihje. Esimene kord. Ja, ega ma ise ka ei oskaks vist. Aga Jeesus tsiteeris Danielit. Ja tead, mida tema Danielist tsiteeris? Ta tsiteeris just seda sama kohta. Seda sama antikristuse punkti. Ja mida ta ütles? Mattuse 24, 15, 16. Ta ütles nii, kui te näete pühas paigas seisvat hävituse koletist, millest on rääkinud prohvet Daniel. Jeesus tsiteeris Danielit, väga huvitav, kas ei ole? Siis kes seda loeb, see pangu tähele, siis põgenegu need, kes on Juudamaal mägedele. Nüüd, kui me loeme seda kirja kohta, siis mida Jeesus räägib siin? Ta räägib sellest, et kord tuleb templisse hävituse koletis. Nüüd järelikult Jeesus ja see hävituse koletis räägib just antikristusest, eks ole. Ja see on väga huvitav, et kui Jeesus kõneles sellest, siis nüüd kui meie jälle nagu, me oleme nagu õndsad selle kohalt, et meie selja taga on ajalugu üles tähendatud. Nüüd me teame seda aastal 70. Me arvame seda, et aastal 70 Jeesus kõneles sellest, eks ole, et kui roomlased hävitasid Jeruusalemma, eks ole, siis ajaloost on ka teada, et oli üks väga lühike periood, kui nad hakkasid seda linna piirama, piirasid ja ühel hetkel nagu loobusid. Väga lühikene aeg oli see. Kuidagi nagu loobusid ja lõdvendasid seda nagu piiramisrõngast, siis sellel hetkel sai linnast välja joosta. Ja ilmselt see ka nagu spiraaltõena või nagu käib ka selle kohta, eks ole. Kui Jeesus ütles, et kui te näete seda hävituskoletist, eks ole, et siis põgenege Juudamaale, jooske välja Jeruusalemmast, mingi ära siit. Nüüd me teame, et aastal 70, kui Caesar Vespasianuse poeg Tiitus, eks ole, kui teda isa saatis siis piirama Jeruusalemma, siis see oli just pühade aeg ja linn oli täis rändajaid. Inimesed tulid üle terve Iisraeli vana linna sinna, see linn oli nii täis kiilutud, eks ole, ja nüüd tulid roomlased, piirasid linna sisse, eks ole. Ja nad olid kõik lõksus seal linnas, eks ole. Nüüd okei, see kirjakoht, me võiksime öelda, see käib küll ka selle aja kohta, eks ole. Aga vaata, mis ta siin ikkagi täpsemalt ütleb. Kui te näete pühas paigas seisvad hävituse koletist, siis tegelikult see käib ja nagu ei käi, eks ole. On väga huvitav, mõned piiblikirjad on sellised, et sa nagu loed, et ta nagu käib ja osaliselt ta nagu läheb küll nii. Aga teise koha peal, mida roomlased tegid, kui nad linna tungisid? Nad tegid selle maatasa, eks ole. Nad tegid templi maatasa ja sellest ajast peale ei ole templit olemas täna enam, eks ole. On ainult templimägi, kus see kunagi oli. Ja nii, oli see tempel, saad templipildi korra panna ka. Ja nii, nüüd me loeme seda, et see iseenesest Jeesus tsiteeris Danielit, kes elas ütleme 500 aastat ennem teda või rohkemgi, eks ole. Nii, nüüd need sündmused, mis rääkisid seal Antiochosest, leidsid aset ütleme täpselt Jeesuse ja Danieli vahel, kuskil keskel seal, eks ole, nii. Ja nüüd Jeesus räägib sellest samast kirjakohast, tsiteerib seda sama kirjakohta ja ütleb, midagi on tulevikus tulemus, mida Daniel rääkis. Kas ei ole huvitav, eks ole? Et samad sündmused, need nagu tulevad tagasi jälle. Et nagu olid ja olid 2 korda isegi. Ja nüüd Jeesus ütleb, kui te näete seisvas pühas paigas, siis põgenege ära. Nüüd teate, mida
milles mina olen täiesti veendunud, et see, millest siit Jeesus rääkis, ei läinud täide 100% aastal 70. Nüüd, kui me vaatame seda templit, see on Hesekieli nägemus sellest uuest templist. Ja see tempel, mida ta kirjeldab, kas, kui ma ei eksi, siis 47. peatükis Hesekieli raamatus. Võid seda lugeda, eks ole. Ta räägib ühest templist, mis saab olema ühest uuest templist, 3. templist, mida täna ei ole Iisraeli maal, eks ole. Nii, ja asi läheb veel põnevamaks, kui me nüüd tsiteerime Paulust. 2. Thessaloonika kiri, 2. peatükk. Vaatame nüüd, mida samast asjast rääkis Paulus. Väga põnev on ju, piibel on põnev raamat. Kui me oleme tulnud läbi ajaloo sellise nagu reisi Danielist kuni Pauluseni. Nüüd, mida Paulus kõneleb sellest samast asjast, tema tsiteerib ka sama asja. Ja vaata, mis ta ütleb siin. Siis 2. Thessaloonika 2, 1-10 ma loen, 10 salmi. Aga me palume teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise ja meie kokkusaamise pärast temaga, et ei annaks endid niipea kõigutada sinna ja tänna eemale õigest meelest, et heidutada ei vaimu läbi ega sõna läbi või kirja läbi. Otse kui oleks see meie lähetatud, nagu peaks Issanda päev käes olema. Sest see päev ei tule mitte ennem, kui on tulnud ära taganemine, on saanud avalikuks ülekohtu inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu, tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumala teenistuseks. Sellel ajal, kui Paulus neid sõnu kõneles, oli alles tempel, kus toimetati hommikul ja õhtul ohvreid ja jumala teenistus, eks ole. Ja vaata, mis ta nüüd ütleb. Nii, et ta istub jumala templisse ja ütleb enese jumala olevat. Nüüd Paulus kõneles sellel ajal, kui tempel oli olemas. See püha paik oli olemas, kus ohverdati, kus preestrid toimendas ohverdus, kui inimesed läksid sinna oma patu eest ohvrit viima. Nüüd Paulus kõneleb milleski tulevikku, mitte minevikku. Ta kõneleb milleski tulevikku, eks ole. Ja ta ütleb nii, see päev ei ole ennem käes, kui ilmub siis see ülekohtu inimene, kõik saavad aru, et see räägib siin antikristusest, eks ole, siis järelikult ei ole Antiochos olnud antikristus, ega ole olnud keegi Vespasianus ega keegi teine ajaloost ei ole olnud antikristus. Paulus kõneleb meile millestki, mis on veel tulemas. See päev ei saa ilmsiks ennem, kui ilmub ülekohtu inimene. Ja mida see ülekohtu inimene siis teeb? Nii, siin ütleb nii. Ta tõstab enese, loeme veel kord. Avalikus ülekohtu inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab ennast enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumala teenistuseks. Ta istub jumala templisse ja ütleb enese jumala olevat. Kui antikristus istub templisse, siis järelikult peab olema tempel, kuhu ta istub. Sest antikristus täna veel ei ole ilmunud. Kas ei ole? Amen. Siis järelikult me näeme, et üks huvitav sündmus on meil ajaloo sees, et sinna samasse templimäele ehitatakse tempel. Me rääkisime sellest eelmine kord ka. Sest ülekohtu saladus on juba mõjumas, ainult peab enne vahelt kõrvaldatama see, kes teda siiamaani takistab ja siis saab avalikuks ülekohtune, kelle Issand Jeesus hävitab oma suu vaimuga, kelle ta teeb otsa oma tulemise ilmumisega, kelle vale tunnustähtede, vale imetegude ja igasuguste ülekohtu pettuses neile, kes hukka lähevad sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid võinud pääseda. Kas ei ole huvitav, eks ole? Nii et me näeme, et need asjad, mis on olnud, need on veel tulemas, eks ole. Ja üks asi, mis on kindel, et kui need on olnud, kui piibel neist on juba nagu kõnelenud mitu korda ja ajalugu on kõnelenud mitu korda, siis me näeme seda, et see, millest nüüd Paulus siin kõneleb, on ka kindlasti tulemas, eks ole. Ja kui see asi on juba olnud ja see on täide läinud, siis kas see ei lähe enam täide, mis on tulemas? Amen, läheb küll. Nüüd, üks väga huvitav nagu selline, ma just lugesin ka nagu sellest kommentaari ja ma nägin, et nagu oli toonud välja just need samad võrdpildid, me eelmine kord ka rääkisime siin Rooma katoliku kiriku tõusust. Ja kui Rooma katolik kirik tõusis, siis me teame, et Rooma riik hävis, eks ole.
Rooma riik vajus laiali, eks ole, ja iseeneses ta nagu riigina ei eksisteeri enam selles mõttes, aga selle valitsus läks nagu üle sujuvalt vaimsele valitsusele, eks ole, ehk siis Rooma katoliku kirikule. Ja väga hämmastav on see, et just lugesin nagu selliseid nagu võrdpilt, et ka väga paljuski on Rooma katolik kirik täitud antikristuse selliseid ka nagu, jälle selle sama spiraali meelde tuletades, ka nagu selliseid samasuguseid punkte, eks ole, millest me ka sellest profeteeringust seda lugemine, no võib-olla vaatame mõningad, eks ole. Nüüd esiteks on see, et mida see antikristlik siis õieti täpselt tähendab, see väikese arv. Antikristlik tähendab kahte asja. Esiteks see tähendab Kristuse asemele. Ehk siis võtab ära Kristuse ja paneb ennast sinna asemele. Nüüd mida teeb antikristus, mida Paulus ütles siin? Ta istub Jumala templisse ja ütleb, mina olen Jumal. Ta paneb ennast Kristuse võitu asemele, antikristus. Nüüd teine asi, mida tähendab ka antikristlik ja siin nagu piibli juured ka vaidlevad paljuski, aga ma usun, et see on õige, et see tähendab mitte ainult asemele, aga see tähendab ka nagu tema kohale ja asemele. See tähendab, et ta nagu asendab ennast temaga, eks ole. Aga see ka tähendab nagu võrdpildis, et ta nagu lükkab tema kõrvale ja läheb ise tema asemele. Nii, nüüd, kui me vaatame Rooma katoliku kiriku nagu käekirja läbi ajaloo, siis esiteks me näeme seda, et kui algkogudus tekkis piiblis, apostlikude raamatu ajal, siis me loeme Pauluse kirjadest, kuidas ta käskis Timoteusele minna ja määrata koguduse vanemaid, eks ole, ja siis ka selles mõttes piiskoppe, kes oleksid nagu piirkondade üle, eks ole, ja nii edasi, eks ole. Ja me näeme seda nagu kiriku struktuuri, eks ole, tollel ajal, nagu kuidas tekkis nagu algkogudus ja algkirik, eks ole. Me teame, et Paulus ise oli selles mõttes nagu piiskop, eks ole, et tema all oli palju kogudusi, mida ta oli ise alustanud, on ju, ja mille kohta ta ütles, et ma olen nagu lapse vaevast teie eest, on ju nii. Ja me näeme, et see on nagu selline jumalik struktuur. Nüüd, mida katolik kirik on teinud? Katolik kirik on teistsuguse struktuuri teinud ja nemad on toonud tagasi preestri teenistuse. Nüüd, mis vahe on siis, ütleme, koguduse ülevaataja, sellise ülevaatajalikul süsteemil või preesterlikul süsteemil? Nüüd, Vanas Testamendis, mis oli preestri ülesanne? Preestri ülesanne oli vahendada inimest Jumalaga, sest et inimene ise ei saanud läheneda Jumalale. Ta pidi vahendama teda. Inimene vajas vahemeest. Kedagi, kes vahendaks. Kui sina olid pattu teinud, võtsid oma lamba selga, läksid preestri juurde ja ütled, preester, ohverda minu eest, mina olen süüdi. Siin on lammas, tema veri voolaku minu pattude eest. Okay? Preester võttis, läks sellega altari ette, ohverdas selle Jumala ees, inimese pats sai lepitatud. Inimene ei saanud seda ise teha, on ju? Nii, nüüd kui Jeesus tuli, mis siis juhtus? Mida ütles Jeesus enda kohta? Jeesus, temast sai ülempreester kõikide aegade. Kui sa loed Hebra kirja 9.10. peatükk, sa näed seda, kuidas Jeesus sai selleks vahemeheks Jumala ja inimeste vahel, eks ole. Ja teate, mis peale Jeesust juhtus? Peale Jeesus juhtus seda, et meie ei vaja enam vahemehi. Sellepärast, et me oleme ise saanud preestriteks. Piibel ütleb, et me oleme püha preesterkond, eks ole. Piibel räägib sellest ilmutusraamatus ja Pauluse kirjades mitmes kohas, eks ole. Nüüd, mida katolik kirik tegi? Nemad taastasid preestri teenistuse Uues Testamendis. See tähendab seda, et nüüd paavst sai jälle inimese ja Jumala vahendajaks. Väga huvitav, kas ei ole ju nii? Sai Jeesuse asemel Jumala ja inimese vahendajaks. Kas ei ole? Väga huvitav on ju. Ja läbi ajaloo on katolik kirik seda deklareerinud, et paavst on Jumala asemik. Tema on see, kes asendab Jumalat. Seda ei ole palju vaja tungida ajalukku, et seda lugeda. Näiteks, mul on siin üles kirjutatud ka konkreetsed nimed paavst Innocentius III, kes elas aastal 1198 kuni 1216. Tema ütles nii, ma loen tema enda sõnu. Minu kohta on kirjutatud, mina annan sulle taevariigi võtmed ja samuti on mulle öeldud,
Kellele te patud andeks annate, neile need on andestatud. Kellele te patud kinnitate, neile need on kinnitatud. Nüüd te näete, kes on see teener, kes on seatud majapidajaks. See ei ole keegi muu kui Jeesuse Kristuse asemik, Peetruse järglane. Ta on vahemees Jumala ja inimeste vahel. Nüüd ta ei räägi Jeesusest, ta räägib paavstist. Ta mõistab kohut kõigi üle, kuid keegi ei mõista kohut temale. Ahaa, et üks inimene kuulutab ennast ilmeksimatuks. Tema võib vahendada. Nüüd me teame, kes oli Jeesus. Miks tema sai olla preester? Sellepärast, et ta oli eksimatu. Ja läbi ajaloo, kui sa loed seda, kui palju on paavstid ennast kuulutanud ilmeksimatuks. Väga vähe on neid inimesi olnud, kes on kuulutanud ennast ilmeksimatuks, aga paavste on küll olnud, kes on seda teinud. Eks ole, siin on üks selline vend, eks ole. Nüüd see, mida katolik kirik väga palju nagu rõhutab, on see, et Peetrus, kui tema käis Rooma linnas, siis tema alustas katoliku kiriku ja temast siis kõik paavstid, tema oli esimene paavst või nagu siis preester või paavst on ju, ja temast siis nagu, et katolik kirik on nagu Peetruse õigusjärglane või nagu järjepidevalt temast nagu lähtunud. Nüüd üks asi, mida ajaloost ei ole teada, need on kõik müüdid ja kuulujutud. Et Peetrus oleks käinud Roomas, sellist asja ei ole kusagil kirjas. Ajalooürikutes seda ei ole tõestatud, et ta seal käinud. On igasugused filme ja lugusid on räägitud, et ta seal käis, aga tegelikult ei ole. No okei, kas ta käis või ei käinud seal? Üks asi on selge, et Peetrus ei kuulutanud ennast paavstiks. Seda ei ole kindlasti ajaloost teada. Aga hämmastav. Nemad võtavad selle, Peetrus oli esimene paavst ja nüüd kõik järgmised, me oleme kõik nagu tema nii-öelda sellest järjepidevusest nagu tulnud esile. Mida Peetrus ise ütles teises peatükis ja 9. salmis? 1. Peetrus 2.9. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond. Peetrus ei löönud endale vastu rinda, ütlenud, mina olen preester, mina olen Jumala inimeste vahendaja. Vau! Ja see, kes pärast mind tuleb, on järgmine. Ja siis nii edasi, eks ole, kuni nende suurte meesteni välja, eks ole, tänapäeval. Tänapäeval katolik kiriku, sa vaatad nende nagu väljaütlemisi, siis nad on üsna vaiksed ja tagasihoidlikud tänapäeval. Ja sellist asja nagu ei avalikult ei öelda, nagu ei tooda esile, eks ole. Aga see hoiak on neil ikka olemas. Nüüd katoliku kiriku nagu õpetust võiks väga palju sellist antikristlikku välja tuua. Näiteks üks on see, et nendel on otsene Maaria kummardamise kultus. Ja see Maaria kummardamine on täielik antikristlik. Sest nemad panevad Maaria Kristusega võrdsele pulgale täiesti. See on täpselt see, et mul on siia üles kirjutatud, ka ma loen sulle. Aastal 1852 kuulutatud dogma kohaselt on Jeesuse ema Maaria sündinud patutult. Kus see kirjas on? Kus see Piiblis kirjas on? Nemad kuulutatud 1852, et Maaria sündis patutult. Vaat nüüd see annab kohe aluse, et tema on Jeesusega ühel pulgal, kas ei ole? Sest ainukene isik, kes on sündinud patutult, on Jeesus. Nii, nüüd katolik kirik kuulutab, ei, te olete kõik eksinud. Teine on veel ja see on Maaria. Sündinud patutult ja on sammuti läinud taevasse. Nüüd see on üks katoliiklaste põhilisi selliseid uulu õpetusi, et Maaria Jeesuse ema ei surnud, vaid tema läks taevasse nagu Jeesuski. Nendel on, olete kuulnud selline Maaria taeva minemise kirik. Need on kõik kohad täis, terve kõik kohad, eks ole. Ja nad on siis, nad on teinud Maariast selle, kes teenib koos Jeesusega ja on vahendaja ja kaaslepitaja. Et sõbrad, see on nüüd täpselt antikristlik. Sellepärast ei ole ime, kui sa lähed kuskile katoliiklikusse maasse, eks ole, et sa näed seal rohkem Maariasid kui Jeesuseid, kas ei ole? Või vähemasti võrdselt. Miks neid on nii palju? Sellepärast, et nad on panne võrdse koha peale. Nüüd sõbrad, meie ei saa asendada seda, mida Jeesus tegi. Ja me ei saa asendada Jeesust. Jeesus on ainukene isik,
kes elas patutult. Ta on ainuke isik, kes suri ja tõusis ülesse ja läks taevasse. Muidugi üks inimene, kes veel läks taevasse, oli Eelia, eks ole. Aga see on teine lugu. Tema kohta ei ütle kusagil, et ta elas patutult, eks ole. Aga loeme viimased salmid ja siis lõpetame. 26 ja 27 salmi. Ja siin ütlebki siis need samad sõnad ingel Danielile, kes nägi seda nägemust. Aga sina hoia see nägemus saladuses, sest see on kaugeiks päeviks. Ja mina, Daniel, olin seejärel mõnda aega haige, siis ma tõusin üles ja toimetasin kuninga teenistust, aga ma olin kohkunud nägemuse pärast ega mõistnud seda. Ei mõistnud seda. Ei ole ime ka, et ta ei mõistnud. Aga tänu Jumalale, et meie täna mõistame. Nii et see nägemus on pandud kinni ja see nägemus on viimseks ajaks, kaugeks aegadeks, nagu siin selles peatükis ütleb ka. Ja ma ütlen, et seda teksti, seda sellest sarvest, kõik seda antikristlikku, nagu ütleb Johannes ka, eks ole, et palju on neid, kes on tulnud nagu, või selliseid, palju antikristused on läinud maailma, eks ole. Ja 1. Johannese 2.18. Lapsukesed, nüüd on viimne aeg, nagu te olete kuulnud, et Kristuse vastane või siis antikristus tuleb. Nõnda ongi nüüd ilmunud palju Kristuse vastaseid, siit me tunneme, et käes on viimane aeg, eks ole. Nüüd Piibel räägib paljudest antikristustest, eks ole. Ja me näeme läbi ajaloo, et on palju antikristuseid, eks ole. Aga see ei tähenda seda, et aeg oleks lõppenud, sellepärast, et on tulemas veel keegi, kes on päris antikristus. Ja selle kohta on see, mis me just lugesime. Nii et selline nägemus, mida Daniel nägi. Nüüd järgmine kord, ütlen teile etteruttavalt ka, on väga huvitav lugu 9. peatükis, kuidas Daniel hakkas palvetama, võim oli juba vahetanud, järgmine kuningas oli tõusnud ja see on väga huvitav lugu nüüd. Kuidas Daniel palvetas tema eestpalve mõjust, vaatame sisse taevaliste sfääridesse, mis toimub siis, kui me palvetame. Nii et see on hästi hea julgustav tekst järgmine kord ka. Nii et lõpetame.